Lihtsustame järgmise avaldise. Selleks alustame kõigepealt sulgudest ja ühise nimetaja leidmiseks tegurdame ära muru nimetajad. Toome kõige esimesel siis 3 sulgud ette. Jääb meile sulgudesse 9 miinus n ruudus. No kõik tunnevad siin juba valemi ära ka, jah? Järgmisel saab tuua n sulgud ette, see on siis n miinus 3 jääb sulgudesse ja viimasel 3 n pluss 3. Ja nüüd, kui oleme siis ära tundnud sellel esimesel murrul, et 9 miinus n ruudus annab meile ruutude vahevalemi, siis võime ta kirjutada kohe ka veel kord lahti, et oleks meil silmad ees kogu avaldis. Ja nüüd see sobikski väga hästi muru nimetajaks, ühiseks nimetajaks 3 miinus n, 3 pluss n ja veel 3 ja n, neid ei tohi ka unustada. Nüüd ainukene, et siin pole vahet, kas 3 pluss n või n pluss 3, sest liidetavate järjekorrast ju summa ei olene, aga siin on 3 miinus n ja seal n miinus 3. No valime näiteks ühiseks nimetajaks 3 miinus n ja selleks siis toome siin miinus ette ja märk muutub siin siis meil ka plussiks. Ja siia tuleb siis n miinus 3 asemele 3 miinus n. No kirjutame selle n-i ka ikka siia. Ja nüüd läheme siis esimese tehte, see on siis sulgudes oleva avaldise juurde. Tõmbame siit murrujoone kõigepealt ja ühine nimetaja siis 3n ja nüüd siis kõik need erinevad avaldised 3 miinus n ja 3 pluss n ka. Nüüd esimesel murrul on meil olemas 3 ja on olemas nii 3 miinus n ja 3 pluss n, aga n puudub. Järgmisel avaldisel on meil n ja 3 miinus n, aga peaksime laiendasse lisama siis 3 ja 3 pluss n. Mugavuse mõttes korrutame nad kohe läbi ka 3 korda 3, 9 ja 3 korda n, 3 n pluss 3 n. Ja viimasel murrul siis on 3 ja n pluss 3 olemas, paneme siis laiendajaks siit puuduva liikme ja jällegi korrutame kohe läbi n korda 3, 3 n ja miinus n korda n ehk n ruudus. Ja nüüd siis, mis muru lugejasse tuleb? Kõigepealt siis n ruudus korrutame n-iga, saame n kuubi pluss 9 n. Nüüd muutsime märgi ära, tuleb meile pluss sinna. 3 korda 9, 27 pluss 3 korda 3 n, 9 n. Läheme edasi. Pluss n korda 3 n, 3 n ruudus ja miinus n korda n ruudus on n kuubis. No, näeme kohe, et n kuubid koonduvad siin välja ja jääb meil muru lugejasse siis, no hakkame kõige kõrgemast astmest peale. 3 n ruudus, 9 n ja 9 n, 18 n ja veel on pluss 27. Ja murru nimetaja ka. Nüüd muru lugejas saame praegu siis tuua ühise tegurina sulgud ette 3. Jääb meile n ruudus pluss 18 jagatud 3-ga 6 n ja 27 jagatud 3-ga 9. No ja nüüd oled kindlasti märganud juba, et murru lugejasse tuli ilusti summa ruudu valem. N ruudus 6 n 9. See on siis n pluss 3 sulgudes ja ruudus. Kes summa ruudu valemit ära ei tundnud, muidu võib ka ruud 3 liiget hakata tegurdama, aga no see võtab natuke rohkem aega. Tore, kui valemid oleksid peas. Nii kirjutasin kogemata juba n-i, no paneme siis selle n pluss 3 ennem siia, kui ta juba nii läks. Nii. Ja nüüd saame n pluss 3-ga taandada. Ja 3 taanduvad ka ära. Ja jääb meil murru lugejasse n pluss 3. Ja murru nimetajasse jääb siis n korda 3 miinus n.
oleme siis selle sulgudes oleva avaldise ära lihtsustanud. Ja läheme nüüd siis teise tehte juurde. Saadud lihtsustatud avaldis tuleb jagada 3n pluss 9 ruudus jagatud 3n ruudus miinus n kuubiga. Ja paneme nad siis ühisele murrujoonele ja vaatame, mis selle avaldisega. Sealt läheb nüüd kole kitsaks meil selle kirjutamisega. Saame siia ära mahutada, ja n pluss 3, n korda 3 miinus n. Ja nüüd jagamisel teise murru pöörame ümber, läheb meil siis nimetaja lugejasse ja siin saame nüüd n ruudu kohe tuua sulgud ette ka ja jääb meile 3 miinus n väga sobivalt murru nimetajasse. Nüüd, kui me vaatame seda avaldist 3n pluss 9 ruudus, 3 ja 9, siit saaks ka ju nüüd tuua sulgud ette 3, ja aga kuna tema on siis ruudus, siis 3 korda 3, saame tuua siit 9 ette, jääb n pluss 3 sulgudes ja ruudus. Ja nüüd saame jällegi taandada 3 miinus n-id taanduvad ära. Saame taandada veel n-iga. N ruudust jääb lugejasse ka n. N pluss 3 ka veel. Väga hea. N pluss 3 ka taanduvad ära. Ja nüüd oleme hästi tähelepanelik. N pluss 3 ei jäänud, siia jäi ainult n murru lugejasse. Ja nimetajast jäi siia meile 9 ja veel n pluss 3. Kes soovib, võib sulud avada, aga võib ka vastuse jätta tegurdatud kujul. Ja korrektne oleks siis kas kirjutada eraldi vastus välja ülesandele või võime siis ka siia avaldise lõppu kirjutada saadud lihtsustamise tulemuse.